Tere tulemast kuulama Puhkeka juttude 6. episoodi. Minuga liituvad Jakob ja Mattias. Juhu. Yeah. Nagu ikka, plaag algusesse, followge meid Instagramis, saate meile küsimusi esitada, mida me täna ka natukene lahkame, mis te olete meile saatnud. Ja subscribe meile YouTube'is, et ei jääks meie uusimatest osadest ilma. Tänases podcastis on päris palju erinevaid teemasid, ehk siis hakkame kiirelt pihta traditsioonidega, lähme infolehe juurde. Selle aasta 5. infoleht toob meile, mis ta toob meile? Variatsiooni või? Midagi ikka, infot, väga ilus. Eelmine nädal toimus meil siis õpetajate päev ja selle aktus. Aasta õpetajaks valiti Karin Soodla. Palju õnne. Psühholoog Triin Ulst ja õpilasnõustaja Trine Leppa, keda kolleegid tunnustasid aasta tegija 2021 tiitliga. Palju õnne ka neile. Palju õnne. Ja kooli õpetajatest siis legend Priidu Beier võitis endale auhinna nimega Indrek. Palju õnne. Toimus see nädal toimus bioloogia olümpiaadi koolivoor, kes soovisid sealt seal osaleda ning toimus see nädal ka õnnetund. Siis hoiame ennast eriti õnnelikuna. Keegi sinna minema ei pidanud õnneks? Meist kolmest. Vähemalt. Esimese perioodi arvestused. Me oleme õnnelikud. Meil on 6 tükki neid. Jehu. Teil vist vabaines pole nüüd või? Ei ole jah. No, minul on lühike vestlus, ehk siis mulle võib öelda 7 tegelikult. Edu sellega. Siis UPT-ga, kuna me oleme seotud, peame natuke hakkama vaikselt tegelema, hakkame juhendajaid valima ja juba juttu kirja panema, et saaks kiiresti tehtud. Juhendajad on juba valitud. Meil küll, aga kõigil peaks olema. No. Kõigil peaks olema. Kas nende juhendajaga nõustub nende teemaga ja nende valimisega, see selgub alles. Ma ei tea, eile oli ju see tähtaeg, et peab kirja panema. No kirja peab panema, aga õpetaja ei ole veel kinnitanud kõiki, nagu ma saan aru siis. No loodame, et kõigil on nüüd teema ja juhendaja olemas, et ei oleks mingit probleeme sellega siis. Ega nagu, kui sa ei ole juba, kas sul läheb punkte maha või? Ma isegi ei tea. Nagu tähtedest kinnipidamine on mingi määral ju punktidega seotud. Vist küll, jah. Sest sa ei ole teemat välja mõelnud, et sul juba läheb punkte nagu. Pole alustanudki, sul juba lõpphinnet tõmmatakse maha. Jah, sa ei ole jõudnud alustadagi ja juba pekkis nagu. Juba miinuspunktid. Mälumängu turniir toimub. Kas ta toimub nüüd iga nädalaselt vist? Mina näen päris tihti seal rebaste grupis neid postitusi. Ma isegi ei tea. Vist? No see oli vist eelmises infoles ka, kui ma ei eksi, aga kellel huvi on, minge tehke, lammutage. Uissutada saab lõunakas. Jaa, vana ja arvestuste nädalal. Jah. Siis minge kindlasti kohale, kui ma ei eksi, saab ka hinde. Poom saati sest kirja selle kohta. See vist on kohustuslik kõigile, vähemalt ühe korra aastas vist. Jah. No siis aega on, aga minge siiski kohale. Mida rohkem käite, seda parem on vist. Saate mingi ekstra hinded või midagi. On ka nii või? No ta eelmine aasta rääkis midagi, et kui sa kõik korrad kohal käid, siis sa saad mingi lisahinde või midagi. Meile saatis ju stuudiumisse sõnum, mis ta ütles, et kohal käimise eest saad lihtsalt 5. Sa pead ühe korra käima. Mis veel? Järgmine nädal arvestuste nädalal siis 11. klasside õpilased kohtuvad oma potentsiaalsete uurimus- või praktilise töö juhendajatega. Nii et ärge sellest ilma jääge. Kui see tähendab, et me peame siis, mis kell meil arvestused on üldse, keegi teab või? Meil on nii palju suulisi, seal ikka erineb see aeg. Jah, nii oota, ma vaatan ka. Aga teisipäeval meil oli Mata ju, ei tea. Aga mis on 12. oktoober, on teisipäev. Teisipäeval peame kohtuma siis oma. No see oli vist 12.15 algas meil Mata alles, nii et me saame teilt enne ära käia seal. Seal ongi kell 11.00 kuni 11.25. Et jah, infolehes on kõik ruumid olemas, siis UPT-ga on nüüd kõik
tähtsad ära räägitud. palju õnne ka meie sportlastele, siis kõige tähtsam võib-olla, et linnajooksu koolidevahelises teatejooksus saavutas meie kool pendelteatejooksus 3. koha. Siin on väga palju nimesid, ei hakka kõiki välja tooma, kuid palju õnne kõigile, kes andsid oma panuse. Huvitav, miks nad ei ole maininud, äkki järgmises infolehes tuleb ka koolidevaheline jalgpall. Loodame, et järgmises infolehes tuleb ka koolidevaheline jalgpall. Loodame. Nüüd saame tegelikult viimase, või noh, mitte viimase, siin keskel on toodud välja üks punkt, et teisipäeval 5. oktoobril toimus koolis Aatriumis kohaliku omavalitsuse valimiste eelne poliitiline debatt. Ehk 7 suuremat erakonda, kes meil on siis Rohelised, Eesti 200, Sotsiaaldemokraadid, Keskerakond, Reformierakond, EKRE ja Isamaa esindaja, siis igast erakonnast üks esindaja oli tulnud kooli poliitilisele debatile. Juhu. Meist siis kohal keegi ei käinud, aga mina vähemasti vaatasin video järgi. Kas teist keegi tegi samuti seda? Ma vaatasin umbes pool tundi. Ainukene asi, mis meelde jäi, oli, et Reformierakond tahab uut silda ehitada ja Isamaa ja EKRE tahavad kivisilda taastada. Rohkem ma ei tea. See on suht huvitav, kuidas minu arust äkki 4 erakonnast oli see esindaja seotud Treffneriga, ehk siis nagu nad olid leidnud iga erakonnast keegi, kes on nagu selle kooliga seotud ja tulnud ikkagi siia nagu. No ilmselt sa näitad erakonnas ise ka huvi üles, et kuule, ma käisin seal koolis, lase mind sinna rääkima. Andres, kuna sa kuulasid kõik ära, kas sul jäi midagi huvitavat meelde ka või? Nagu seal oli põhimõtteliselt, sa said suht kohe aru, mille poolt iga erakond seisis. Ehk siis seal olid päevakorras siis Tartu põhilised probleemid, et no kõigepealt, et kas kooliharidusele peaks rohkem raha alla panema või siis kui palju peaks panema. No keegi kindlat summat ega protsenti välja ei toonud, aga rääkisid, et mida peaks arendama. Aga mulle meeldis kõige rohkem siis härrasmees, kes esindas Rohelist erakonda, kes suutis iga küsimusega jõuda kuidagi selleni, et me peaksime rohkem loodust säästma ja päästma. Mul on tunne, et seal nagu võib-olla see on see ongi ainult minu arvamus, mind ei saa tõsiselt võtta, ma ei ole mingi ainuliider, ütlen, et see on õige, aga nagu sellel erakonnal puuduvad nagu suuremad väljavaated, et nagu kõik neil lõpeb sellega, et me peame roheenergiat tootma ja loodust päästma. No aga see on ka ju nagu nende erakonna põhimõte, et nad säästavadki loodust. Ja aga nagu seal puudub see laiem pilt, et kui tuleb mingi pensionifondidest rääkimine, siis nagu mingi Reformierakond arvab üht, Keskerakond arvab teisiti, no mida Rohelised arvavad? Säästame loodust. Säästame loodust. Ma ei näe sealt sukest suuremat väljavaadet. Nojah, võib-olla nad peavad natukene vaatama oma valimiskampaaniat üle, et jah, loodus peab säästma. Hiljuti oli mingi artikkel ka, et teadlased ütlesid, et inimesed alla 40 näevad suht nagu hulle asju tulevikus. Et iseenesest hea on, et meil on nagu selline erakond tähendab, mitte olukord, erakond, kes mõtleb tulevikule, aga samas kui nad seostavad igat asja nagu looduse säästmisega ja ei räägi täpselt sellest teemast, siis võib-olla natukene kuidagi imelik on. Kuidagi raske on näha, et ma valiks neid. Jah, et selles mõttes, et austan seda, et nagu säästame loodust, see on väga õige, selles mõttes, et meil on ju kliima soojenemise probleemid, aga kui te ei suuda ka vastata nagu ongi hea pensionifondi küsimusele nagu otseselt ilma seostamata seda loodusega, siis ei saa väga tõsiselt võtta vahepeal. Aga see on meie arvamus. Kui kogu nende erakonna põhimõte ongi see, et me üritame nii-öelda samal ajal, kui me oleme valitsuses ja tegeleme poliitikaga, me üritame ka loodust säästa. See on nagu, see on loomulik, et nendest vastavad igale küsimusele nii, et me teeme seda, aga me ei saa meelest või me ei saa unustada looduse säästmist. See on nagu nende kogu erakonna idee ju või põhimõte. Et
et loodust säästa, siis minu arust vähemalt on see täiesti loogiline, et nad seovad absoluutselt igat küsimust, mis võimalik selle loodussäästmisega. No see muidugi ei tähenda, et teised erakonnad oleks loodussäästmisvastased, nemad on lihtsalt väga selle poolt, ütleme siis nii. Ütleme, et nagu teistel erakondadel ei ole see nende põhieesmärk. Et noh, kindlasti neil nagu on see nagu üks eesmärkidest, aga mitte nii palju, kui on näiteks rohelistel. Nüüd ongi see, et kus me peame vaatama nagu, mis võiksid olla prioriteedid tuleviku mõttes. Et kas me peame kohe tegelema sellega, et meil pensionisambad saaksid korda või mingi uus silt oleks ehitada. Või me peaksime võtma ette potentsiaalselt veelgi suurema probleemi, mis ei piirdu ainult Eestiga, vaid ka nagu kogu maailmaga ja võib isegi öelda, et elu ka maa peal võib olla, kui asjad väga käest lähevad. Et siis nad üritavadki ära hoida seda suuremat probleemi. Mingil määral, mina ütleksin, et neil on nagu kaugnägelikkus on parem kui teistel. Et ma ka isiklikult, kui ma peaksin valima, kas ma siuksed väiksemad lühiajalised probleemid nagu mingi pension ja ja mingi sildade ehitamine, infrastruktuur, kas mul on nendega probleem, aga ma saan elada mingi 80 aastat veel normaalselt või isegi 1000 aastat normaalselt. Või siis ma peaksin valima, et mul infrastruktuur on korras, aga 80 aasta pärast mul need puud ei saa korralikult aias kasvada, sest mingi, ma ei tea, mesilased on surnud kõik või midagi sellist. Ma võtaks loomulikult selle SO variandina. No siit saaks edasi vaielda, ma ütleks siis isegi. Nagu, me ilmselt jääks siia vaidlema, kui me vaataks iga erakonna mõtteid nagu. Sellest me saaks teha oma täiesti eraldi podcasti, kus meil on ainult valimised teemaks, mitte midagi muud. Poliitika jutud. Jah, sest et siin on nii palju nagu, mida üle vaadata. Me võtsime nüüd ühe erakonna praegu. Kui me võtaksime kõik 7, siis on nagu pikk jutt tuleks. Jah. Nii, igatahes tagasi jutu juurde. Siis haridusega, mis nad ikka rääkisid, siis teine oli Süku või mis nad sinna keskparki tahavad rajada meile. Nii palju kui mina sain aru, et siis ainult sotsiaaldemokraadid ja Reformierakond olid selle poolt, et see rajatakse ja nüüd, kui see riik tegelikult juba eraldas raha, ehk siis see hoone rajatakse, aga ülejäänud 5 erakonda olid siis selle poolt, et see park peaks sinna jääma ikkagi, aga Tartus praegusel hetkel on meil linnapea ja abilinnapea ja asju korraldavad reformid, siis siiski see hoone valmib sinna. No aga sellega on ka see, et taheti teha, või mingi jutt oli selle, mis on tselluloosi tehase kohta, aga see jäi täiesti ära. Ma nagu täpselt ei saanudki aru, kas siis lõpuks taheti teha või lihtsalt küsiti valitsuse käest, et kuidas me saaksime, kas me saaksime või olid reaalselt plaanid valmis ja rahad juba hakkasid vaikselt liikuma. Aga jah, see jäi täiesti ära igatahes, ega ma arvan, et kui see väga häirib inimesi, siis see Süku sinna ei ehitata, ma arvan. No sellel tselluloosi tehasel oli nagu point ka taga, see oleks mingi loodust kahjustanud ja seal olid vaata need protestijad väljas ja ikka nagu põhi taga, ma ütleks. Nagu praegusel ajahetkel ma ei saa, kuidas see saab niivõrd palju kahjustada meie linnaruumi, et päästa mingi Tartu linna raamatukogu enam või mis see hoone sinna, mis põhimõttega see hoone sinna tuleb. Sest nagu point toodi välja ka, et see nagu raamatukogu on väga halvas konditsioonis, et nagu asjad ei mahu ära ja tegelikult see kahjustab nagu meie iseenda teadmisi või nagu vara, ehk siis nagu minu väljavaade on see, et see hoone oleks parem sinna, kui mitte ehitada või ma ei näe parimat varianti praegu. See teema on suht lõpetatud, nagu seal mainiti ka, et ma ei näe, miks me ikka räägime sellest. Siis seal oli lihtsalt mingi üleüldine teema mingi noorte tervisest ja mingi psühholoogidest ja õpetajate palkadest ja siukesi. Aga kui me nüüd siin teemal oleme, missugune valimislubadus teile kõige rohkem on silma jäänud? Ma tean kindlasti, mis mina olen. Mul on silma jäänud kõige rohkem see Kivisilla jutt, et mul ei tule praegu meelde, kes selle lubas, aga taheti igatahes Kivisildu uuesti üles ehitada, mis on päris minu arust huvitav, aga võib-olla mitte just heas mõttes idee.
et ma ei tea, kui äärmiselt kasulik see meile oleks. mulle on silma jäänud nüüd see Isamaa reklaam, et Tartu pealinnaks, mis on väga huvitav minu jaoks. Ma täpselt ei näe selles pointi. Ja ma ei tea, see reklaam üldse minu jaoks on kuidagi väga siuke ja huvitav, ütleme nii. Ma ei saa ikka sellest täpselt aru, mida nad sellega üritavad teha. Aga minu arust Isamaa ja EKRE mõlemad tahavad seda Kivisilda ehitada, ei või? Täitsa võimalik. Et Isamaal, EKRE-l oligi just see ajakiri ja seal on eraldi pandud nagu Kivisild valimiste eri on pandud nagu oma ajalehe esikaanele. Et Isamaa ja EKRE siis vaated on vist selle Kivisilla poole. No minul ka see Kivisild on ikka midagi erilist, nagu sotsiaalmeedias lihtsalt vaatad, kuidas suke 2-minutiline videoklipp on tehtud, et ikka Kivisild peab tagasi tulema ja toodu mingi tähtsuse asju. Siis on mingi Tõnis Lukase sõber, siis Tõnis Lukas kandideerib meil Isamaa eest, mingi teine kandidaat toetab ka siis ja ütleb, et selle idee peale tund mina, selle peale tuli Tõnis Lukas, vali Tõnis Lukas, et nagu nii ebareaalne, kas Tõnis Lukas ise ei saanud tulla öelda, et jah, minu idee oli, palun ehitame Kivisilla või Tõnis Lukas ise ei nõustu selle Kivisillaga üldse, et mis see mõte seal taga on. Just need konservatiivsed erakonnad EKRE ja Isamaa praegusel hetkel ma näen, et justkui toetavad Kivisilla tagasi ehitamist. Eks see on jah, ma isegi ei saa aru väga selle mõttest koos olla. Aga jah. Nagu see täielikult peataks liikluse või laevaliikluse enam-vähem Emajõel, sa lihtsalt ei saaks kaatriga sealt alt läbi ju. No ilmselt nad ehitavad selle siis ikkagi kõrgemaks natukene. Ma tõesti ei näe. Ma arvan, et väga paljud ei näe seda, aga kuidagi huvitav ka, et see just nagu see aasta on teemaks tulnud. Et nagu eelmised valimised minu arust ei olnud see nii suur, või kas see üldse oli teema, aga nagu uued ideed peavad mingi hetk ikka nagu alguse saama. No jaa, aga Kivisild uuesti ehitada. Kas see nüüd on uus idee? No mingil määral ikka. Uus idee on ju, et uus Kivisild ehitada. Jah. No jah. No ma ei tea, mina kui inimene, kes ei ela väga Tartus, aga ma olen siin aasta elanud nüüd ja ma näen, et ei ole vaja seda silda, ma arvan. On minu vaade lihtsalt. Et saab ka ilma selleta. Et see ei ole ka ju siis enam nagu mingi ajalooline nagu ehitis. Ma saan aru, kui see oleks nagu mingi ajalooline ehitis, mida me kas säilitame või midagi sellist, aga see me ehitame täiesti uuesti selle. Ehk ma ei tea, väga ei näe pointi sellel. Nagu see ka siia lisada, et meil on praegu Sõpruse sild Tartus, mis on korralikult lagunemas. Nagu kas me tõesti ei taha oma kapitali panna sinna alla ja päästa see sild või siis ehitame nüüd täiesti uue silla kohale, kus juba seisab täiesti sild. Jah. Minul puudub arusaam sellest mõtteviisist. Ma tahan infole eest välja tuua veel selle, et koolis toimub 3-3 turniir klasside vaheline, aga ma ei tea, kas seda ei ole veel avalikustatud, aga see lükkub nädal aega edasi, kuna esiteks arvestuste nädal on ja klassidel ei ole veel tiime kokku pandud. Kaasa arvatud meie, ma saan aru. No meil põhimõtteliselt oli tiim koos, aga jah, korraldajad lükkavad nädal aega edasi, kuna arvestuste nädal on nagu põhiline see, et inimesed väga ei taha, pluss ei jaksa ja tiimid ei ole koos. Ehk ilmselt sellest räägitakse järgmine nädal infolehes või siis korraldajate poolt ise. Ja see võtab kokku selle nädala infole. Siit on tegelikult ka mugav üle minna Tartu kaasavale eelarvele, mis siis lõppes mis päeval 1.–7. oktoober sai hääletada selle poolt. Kes siis ei tea, Tartu kaasav eelarve on siis linnal jääb siis raha üle aastasest tegevusest ja see üldiselt paigutatakse siis ideedesse, mis on välja pakkunud ise Tartu elanikud. Siin on välja toodud ka, et elektrooniliselt saab hääletada 1.–7. oktoober
saab hääletada nii elektrooniliselt kui ka Tartu Raekoja infokeskuses. Ja tegelikult on vist nii, et kui sa käid Tartu mingis üldhariduskoolis, aga ei ela nagu Tartus, siis sa saad ka hääletada. Nagu mina saan aru, siis teie 2 ei hääletanud. Mina vaatasin ideed ikka korralikult üle, eeskujulik. No, mistu ideed meil siin toodi? See aasta oli 24 ideed. Üldiselt siis sama põhimõttega ideed üritatakse koondada. See aasta sai iga inimene anda 3 häält ja 2 ideed valitakse üldiselt. Ja võitja ideedeks olid siis Sadama raudtee kirgliikluse rohekoridoriks ning Emajõe vabaujula kaasajastamine. No Emajõe vabaujula kaasajastamine, see on siis see, kus me käime seal sügispiknikul Treffneri kooliga, mis on siis meil juba traditsioon. Ja nagu ma saan aru, siis sinna pidid mingid uued pingid, nagu korralik kõndimisala, seda liivaplatsi pidi veidi laiendama, et ikka loodust rohelust võtta veidi maha ja mingi, igasugu asju pidi uuendama seal. Ma isegi korra vaatan palju siia. Eeldatav maksamus 100 000, ehk siis ikka korralik rahasumma läheb sinna. Teine, või siis võitja idee oli Sadama raudtee kirgliikluse rohekoridoriks. No Mattias, ma ei tea nüüd, sa oled näinud seda ilmselt mingi Tähe tänava või siis, mis see on siis Võru tänava ülesõitu, nagu kus on raudtee üles võetud. Ja nad tahavad enam-vähem Tamme staadionist algab see lõik, sealt on siis üles võetud ja see sõidab enam-vähem, mis tänav meil seal on isegi kesklinnas. No enam-vähem, kohe vaatan, sõidab enam-vähem Turu tänavani, läheb välja. Põhiidee on siis see, et sinna rajatakse mugav jooksu ja rattade ala nagu, et sa saaksid tegelikult suht läbi linnas sõita. See on minu arust ka päris hea idee. No sulle jää, sina oled ju meil see jalgrattur. No kui sa jooksma tahad minna, ma saan aru, sina tahad see aasta rohkem spordiga tegeleda. Jah, seda küll. See oleks tegelikult mugav. Tegelikult, kui ma aru saan, siis sa pead vähemasti 16 olema, et hääletada, aga see aasta hääletas ainult 6000. Ja see on natuke, mina näen seda natuke kura numbrina. Kui meil elab siis Tartus veidi alla 100 000, kellest saaksid mingi 3/4 tegelikult hääletada. Siis meil ligikaudu 10% käis hääletamas. Ehk siis netis ID-kaardiga, Smart ID-ga, mis iganes saad hääletada või Raekoja esimesel kursusel. See uudis ilmselt üldiselt on ka toodud ajalehtedes välja, nii et ole uudistega kursi, sa saad hääletada, nagu ka teie 2. Ma muidu oleks hääletanud, aga kuna ma elan Tartu piiridest väljas, siis ma arvasin, et ma ei saa üldsegi hääletada selle poolt. Aga nüüd, kui sa tõid välja selle, et kui sa käid ükskõik mis üldharidus... Minu arvast keskharidus ja gümnaasiumis sa saad. Jah, et ma seda fakti ei teadnud. 14-aastaselt saab juba hääletada, nii et... Ei, ma mäletan, mul oli enda... See oli nagu Kambja valla siuke sarnane hääletus. Ja siis ma sain hääletada, et minu kodu lähedal üks mänguväljak renoveeritakse. Aga see renoveerimine oli suht kurb ikka, et nad lihtsalt võrkpalliväljaku liiva tegid uue sellise nagu turnimisala, nad võtsid üldse ära ja uut ei pannud püsti ja siis uuendasid kiikega ja muud mitte midagi. Nii et ei ole head kogemused nende kaasavate eelarvetega. Ei, see on nagu natuke see on kurb, sest mina ka ei näe, kuhu see raha tegelikult läheb, et kas nagu ehitusmaterjalid viimasel ajal on kõrgeks läinud, kuid siiski siin on suke idee oli ka see aasta, et pingid igasse linnaossa, kus siis 100 000 eurot oli eeldatav maksumus ja taheti rajata 50-100 pinki. Kui me rääkisime 50 pinki 100 000 euroga, see oleks 2000 eurot ühe pingi rajamiseks. No, missugusi pinke nad tahavad rajada? Ma ei mõista. No loodetavasti kvaliteetseid. No mina olen natuke õnnelik, et see aasta ei võitnud.
mine tea, äkki kunagi läheb jalg katki ja ta istuda ei saagi, aga neetud, mul on vähemasti Sadama raudtee kergliikluse rohekoridor, kus ma saan jooksmas käia. Let's go. Äkki joostes lähebki jalg katki ja siis sa mõtled, et kurat, kui head need pingid oleks. Siin oleks võid praegu pink olla selle jooksuraja saama. Hääletusel saab osaleda iga vähemalt 14-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetele Tartu linnas ja alates sellest aastast saavad hääletada 14–17-aastase noored, kes õpivad Tartu üldhariduskoolides või kutseõppeasutustes. Ehk siis õpid Tartus, oled vähemasti 14, mine hääletama, sa teed enda elu paremaks. Jah, iga hääl loeb. Nii, see sai justkui kokku võetud. Noh, mis oleks meie tavaline podcast ilma spordita? Iga nädal toimub midagi. Räägime selle nädala teemad üle. Kõige suurem sündmus jalgpallimaailmas oli siis, kes teab, Nations League on siis rahvuste liiga Euroopas toimuv jalgpallivõistlus nüüd viimastel aastatel loodud. Poolfinaalides läksid omavahel vastamisi Hispaania, Itaalia ja Prantsusmaa, Belgia. Kiire kokkuvõte, Itaalia oli küll nagu ohtlikum pool, kuid sai punase kaardi mängu alguses, Hispaania võttis 2-1. Belgia läks 2-0 juhtima, teisel poolel suutis Prantsusmaa lüüa 3 väravat ja võitis 3-2. Ehk siis nii 3., 4. koht kui esimene ja teine koht mängitakse välja. Kas teil on mingeid pakkumisi soove, kumb võidab? Ma ei tea küll, ma mänge pole vaadanud, aga mulle tundub siiski, et Prantsusmaa on siin nagu suurem favoriit. Aga siiski jalgpall on jalgpall ja kõik on võimalik, seega Hispaaniat ei saa päris välja ka arvata. Ei, ma ei tea. Mul ei ole väga arvamust. Kas me vaatasime, mis mäng see oli? Prantsusmaa, Hispaania on ju? Andu? Mis mäng ta oli? Belgia. Ei, vaatasime Hispaania, Itaaliat. Hispaania, Itaaliat, jah, vabandust, minu paha. No ma ei tea, võetes seda, et Itaalia võitis MM-i ja Hispaania siis võitis 2-1. Ma praegu arvan, et Hispaanial on hea võimalus, aga muidugi jällegi jalgpall on jalgpall, kõik võib juhtuda, kunagi ei tea, nii et ma siiski võib-olla arvan, et Hispaania võidab, aga see on korvpalluri arvamus. Ärge väga tõsiselt võtke seda. No minu otsus läheb siiski Prantsusmaa peale, valitsev maailmameister. Ei, jah. Küsimärk on küll, 2018 võitsid. Ehk siis valitsev maailmameister, ma arvan, tuleb ja võtab siiski oma. Ja 3., 4. koht mäng, ma arvan, et ka valitsev Euroopa meister tuleb, võtab oma. Jalgpalli teemal võib-olla ka, kes Premier League'i vaatavad, kuulnud, siis Newcastle United on äkki klubi nimi, igatahes Newcastle on saanud uued Araabia omanikud, kes teab, siis jalgpallis on raha väga tähtis osa ja nüüd, kui Newcastle'i on ostnud, mina väidaks, et üks maailma rikkamaid mehi ära, ehk siis mis ta tegeleb naftaga seal või kuskil ja palju ta net worth oli nüüd, keegi mäletab üle 424 biljonit miljardit, jah. Miljardit, see on jõhker summa, et võrreldes mis seal teiste tiimidega oli vist, ma ei mäleta, mis tiimi omanikul oli vist 15 miljardit või midagi, et see hüpe on nagu suht jõhker. Cityl oli vist 24, ehk siis mingi ma ei tea, mis need numbrid kõik on, aga mingi 15-kordne vahe või midagi, et kõik toodi ikka välja ja väga huvitav on näha, kuidas sul on niisugune Inglismaa liigas niisugune klubi, kes on tegelikult keskmiselt niisugune 15-16 koht ja nüüd ostetakse maailma kõige kallim maailma kõige ühe rikkama inimese poolt ära. Aitäh. Ühe rikkama inimese poolt ära, et kuidas see nagu edasiminek siit on, kas ta ostab kohe järgmise hooaja alguses kõik superstaarid kokku või mis seal juhtuma hakkab nüüd? Eks me näeme. Koolide vaheline või? Ja ma arvan, et peab ikka ära mainima. Põhimõtteliselt
toimus eelmine nädal, toimusid ka koolidevahelised jalgpallimängud, turniir oli, kus osalesid ka meie podcasti 2 juhti ehk mina ja Andreas. Väga eriti head kohta me ei saavutanud ja ma arvan, et mis me ikka ütleme, alagrupis oli turniiri võit ja ma arvan, et see lohutab võib-olla kõige rohkem, et saime kõige kõvemalt pundilt, aga väga lisada ei olegi siia, et Tamme gümnaasium palju õnne võidu puhul ja järgmine aasta paremini, egas midagi. Jah, loodame. Aga kui me juba spordi teemal oleme, siis võin ma välja tuua, et täna 9. oktoober siis toimub poksimatš, mis on siis nii-öelda trilogy, kolmas matš juba 2 inimese vahel. Nendeks on Tyson Fury ja Deontay Wilder, kes on siis Tyson Fury ta suht pikalt oli, mis ta oli, 13 aastat tagasi ta nagu alustas oma poksimiskarjääri. Siis ta domineeris täielikult umbes siuke 10 aastat. Siis ta otsustas, et ei, mul pole enam poksimises midagi, ma ei viitsi tegeleda, lõpetaski ära. Põhimõtteliselt hakkas lihtsalt oma elu raiskama ja oma talente ja ei tegelenud midagi, kõik vahepeal oli nähtud mingi paparatsi poolt teda. Ja siis ta nägi suht halvas konditsioonis välja. Aga siis ta kuidagi võttis kokku ennast, hakkas jälle poksimisega tegelema, sai lapsed ka endale, vähemalt ühe. Ja siis see nii-öelda motiveeris teda uuesti poksima hakata ja oma dominantsi demonstreerima jälle kogu maailma rahvale, kes olid siis praktiliselt unustanud, kui hea ta tõesti oli. Sest teda peetakse siiamaani, ta pole terve 13-aastase karjääri vältel mitte ühtegi poksimatši kaotanud. Ainult ühe jäi viiki, see oli esimene matš siis selle Deontay Wilderi vastu. Teine matš ta võitis niimoodi, et Wilderi pool siis viskas räti sisse. Ta domineeris, võib öelda, matši nii hästi, et lihtsalt Deontay Wilderi pool arvas, et okei, meil pole mõtet lasta meie poksijal ennast lõhkuda lihtsalt ja siis otsustasid tema eest alla anda, võib nii öelda. Deontay Wilder ise ei olnud rahul selle otsusega ja siis nõudis praktiliselt 3. matši, et ta tõi välja igasuguseid põhjuseid, miks see nende teine kohtumine siis ei tohiks lugeda. Nagu näiteks, et Tyson Fury kindad olid pehmendusest tühjaks võetud ja et oli nii-öelda sobi tehtud siis selle matši ajal. Ja siis niimoodi põhimõtteliselt oldi nõus tegema 3. ka. Tyson Fury väga ei karda teda vist ikka, sest vaadates, mis ta eelmine kord tegi, siis tõesti siin ei ole väga midagi karta, aga siiski Deontay Wilder on ise ka, ta samal ajal kui Tyson Fury siis kadunud oli ta ka olnud, mis ta rekord oli, 41-0 vist. Ja nendest 41-st oli umbes 30 midagi knockoutiga lõppenud. Et ega see Deontay Wilder väga halb poksija ei olnud. Ja siis oligi et kõik vaatasid, et oi, ta on nii suur ja tugev, tema vastu ei saa mitte keegi. Tyson Fury läks kuidagi vihaseks, oli hoop ta egole, siis võib öelda, et kuidas nad suutsid mind unustada. Ja siis ta tuli tagasi, tegi paar matši veel mõne vähem tuntuma poksijaga. Ja siis lõpuks jõudiski Deontay Wilderini. Ja nüüdse seisuga on siis põhimõtteliselt 1-0 Tyson Fury kasuks. Täna saame teada, kas tuleb 2-0 ära või on ikka 1-1. Aga see on veel tulemas. Aga väike fakt selle Tyson Fury kohta veel, et teda peetakse ka selle linear heavyweight championiks, mis on siis niimoodi, et läbi aegade parimad heavyweight poksjad, kes on siis oma ajastu nii-öelda parimad olnud. Neid peetakse linear heavyweight championiteks. Ja see tiitel käib või läheb inimeselt inimesele seda viisi, et põhimõtteliselt tuleb mingi uus heavyweight, uus poksija tuleb, kes peab seda vana võitma, et saada seda tiitlit endale. Ja ajaloos on ainult üks inimene olnud, kes on lõpetanud oma karjääri ilma, et seda tiitlit oleks ta pidanud edasi andma.
ehk siis ilma kaotuseta karjääriga, on lõpetanud ainult üks heavyweight ajaloos. Ja nüüd, kui see tänane matš siis osutub Tyson Fury võiduks, siis on ka tõesti võimalus, et Tyson Fury lõpetab ka oma karjääri sellega, et ta jääb, praktiliselt igavesti linear heavyweight championiks. Et tuleb huvitav matš, see on ajalugu täis ja ma soovitan, ma ei saa soovitada vaadata, sest et see on pay-per-view, et sa pead maksma selle vaatamise eest ja maksab 80 €, mis ei ole eriti. Saab tasuta ka. No, okei. Mina ei poolda piraatimist, lihtsalt ütlen. Selle väite tegi Mattias juba. Nii et kui internetipolitsei tahab kedagi karistada, siis mind palun mitte. Ei, ma lihtsalt väitsin, et kui väga tahta, siis saab ka tasuta vaadata, aga see ei tähenda, et mina teen seda. Ei. Nii et ma lihtsalt väitsin, et kui väga tahta, siis kindlasti on mingi leht või mingi koht, kus saab vaadata, näiteks võib-olla on sportsearch.net on üks koht, kus vaadata. Ma ei tea, mis koht see on tegelikult, aga mul kuulsin, et läbi sõbra, et sealt saab vaadata. Okay. Aga mina ei tee seda. Mina maksan kõige eest. Nojah, igatahes siis, mina olen küll väga elevil, et teada saada, kes siis võidab ja eks näis. Ja mina tahan kiiresti rallist ka rääkida. Et Soome ralli, eelmine podcast oli ka teema. Ei läinud väga hästi tänakul. Lotsin paremat tulemust, eks me kõik, ma arvan. Ja teiseks, põhimõtteliselt järgmine päev kohe, kui me rekordisime podcasti oli reede, laupäeval läks kohe siis Evans mööda Tänakust. Ja Tänak sai teise koha kaotas siis 14,1 sekundit Evansile. Evans võitis Power Stage'i, ehk siis sai maksimumpunktid. Ja praegu siis Tänak on hetkeseisuga 5. kohal. 4. on Rovanpera, 3. on Neville, 2. on Evans ja 1. on Ogier, ehk siis ütleme nii, et maailmameistri tiitli lootust väga Tänakul enam ei ole, aga ei ole hullu, järgmine aasta äkki. Samas käib praegu siis Türgi Grand Prix qualifying vormel 1, kes vaatab seda, siis teab praeguse seisuga, just vaatan, et seis on praegu siis qualifying 2 on läbi, Hamilton on 1, Bottas 2, Hamilton võtab 10-kohalise penalti, vahetab oma power supply'd ja Ferraridel ei lähe väga hästi. Et rohkem vist rallist ei ole rääkida. Jah, et süke asi on ka, et homme on siis Türgi Grand Prix vormel 1, vaadake. Ma ei saa jällegi vaadake, seda esmaspäeval välja, aga kes vaatab, siis ma arvan, on päris huvitav. Et seal on ka väga lähedane maailmameistri tiitli võistlus Hamiltoni ja Verstappeni vahel. Et see võib-olla on üks huvitavamaid hooaegu vormel 1, mis on olnud väga pikka aega. Aga minul ei ole midagi rohkemat öelda. Mida me edasi räägime, kutid? Ma arvan, et asume koolitoidu hindamise juurde. Ma ei arva nii. Selge. Ma arvan, et me peaksime enne vaatama üle, mis meil Instagramis toimub. Jah, meie kuulajad on Instagramis siis küsinud meil küsimusi ja andnud siis soove, mida me võiksime teha podcastis. Ja esimene siis küsimus on, et mis on meie emotsioonid enne arvestusi? Siuke huvitav küsimus. Jah. Kust me siit alustame isegi? No ma räägin enda emotsioonidest. Yeah. Ma lõpetasin 10. klassi lootustega, et 10 tehtud, kuule raskemaks ei saa ju minna. Ma olen juba oma elu parimates aastates. Ma olen raskema osa juba ära läbinud. Nüüd võiks ju
reipalt minna, aga noh, Leetud ei lähe reipalt. Õpin küll, aga kuidagi õpingud pähe ei jää, ehk siis emotsioonid on kõrged, sellepärast mul on 7 arvestust ja ma tunnen ennast mugavalt võib-olla 1. Ehk siis õppimist on palju teha, kuid mina loodan tegelikult palju endalt. Usun, et ma võtan ennast kokku ja tegelikult näitan ka, mis ma siin 7 nädalat teinud olen, 6. Jah, no ma võin ise küll öelda, et mul on ainult 2 arvestust, milles ma nagu väga enesekindel olen. Aga ülejäänud lähevad ikkagi tuupimiseks suht. Et no meil on esmaspäeval kurikuulus füüsikaarvestus Madis Röömaniga, mis on siis vägagi nauditav niimoodi, et tavaline koolipäev, siis 4. tund on füüsikaarvestus ja 5. tund lähed otse punga ajalugu kuulama. Et no enne arvestusi loomulikult alati on, no mitte alati, aga üldjuhul on ikkagi närv sees. Ilma selleta ei saaks. Ja no võib-olla ma nii hullult ei pabista kui mõned teised, kes võib-olla arvestuste nädala pärast nutma hakkaks, aga eks ma olegi siuke teist sorti, teisiti ehitatud. Pilti, ma ei tea, vaata, loodan, et saan magada korralikult. on minu ainukene lootus. loodan, et vabandust, nagu sa pead oma mistake'idest õppima. ei, tegelikult ta ju õppis. Jah, ei ma õppisin, ma lihtsalt und ei saanud, nüüd ma loodan, et ma jõuan õppida ja und saada. Ei no arvestades jah seda, et eelmine kord ma ei mäleta täpselt palju sa magasid, aga väga palju seda ei olnud. Umbes tegin vist 2 15-minutilist powernap'i oma laual enne, kui ma kooli läksin, nii et noh. Aga selles, et arvestuse ajal ma olin väga ärkvel. Peale arvestust oli raske. Ja ma usun, et arvestuse ajal ärkvel olemine on kõige olulisem asi. Jah. Mitte nagu õpingi enne seda. Ei, ma eile käisin ülikooli raamatukogus õppimas ja mulle ütleb see, et eile siis oli see Poskaritsi Aftekas klubis rock'n'roll ja ma teatasin suurelt, et ma ei saabu sinna. Ja siis ütlen nii, et see üllatas nii mõndagi inimest. Ma ei tea, miks. Mina ei ole selline peoinimene. Tahtsin õppida matemaatika arvestuseks. Ja ütleme nii, et mõned inimesed küsisid, et mis sul viga on. Aga... Sind igatsiti taga, nagu aru saada. Jah, ma ei tea. Inimesed vist mõtlesid, kas mul kõik korras või on midagi juhtunud minuga. Aga mina õppisin. Ja ütleme nii, et õpin täna ja homme ja loodan, et saan oma vähemalt 6 tundi und. Ütleme, 6 tundi on siuke hea sihtmärk. Aga muidu, no, ma ei tea, väga pabistamiseks ei ole põhjust selles mõttes, et ütleme nii, et mõndadele inimestel on natukene hullem seis kui mul, et mina vähemalt saan arvestusele minna. Mõndasid inimesi takistab paar asja, nii et nad ei saa minna arvestusele. Et usun küll, et saan hakkama ja pabistamiseks ei ole põhjust. Nutmiseks kindlasti mitte. No pabistamiseks ikka natuke võib-olla on, aga... No võib-olla natukene, aga nagu mitte nüüd, noh, nii palju... Mitte nutmise piires. Ja, mitte nutmise piires. Ütleme nii, et see jääb see periood tegemata, mis sest, et meil on 6 arvestust. Et mina nutma ei hakka. Ma lihtsalt vannun, ma ei tea, mida ma vannun, aga midagi ma vannun. No või kedagi. Aga järgmine küsimus oli meil see, et miks on pingsilauad kogu aeg täis koolis? No kuulus spordiala, ma arvan. No vähem teadjatele meil on 2 lauda. Ma loodan, et kui sa Treffneris käid, sa vähemasti tead nii palju. Meil on koolis 2 pingsilauda. No mina üldiselt näen vahetundide ajal ikka seal samu nägusid. Et
kui küsida, miks nad pidevalt täis on, siis sa pead küsima just nende härrasmeeste käest, et miks te kogu aeg mängite, aga mina saan küll aru, miks kogu aeg mängida, et väga lõbus spordiala. jah, siuke hea aja viitmine, ütleks mina. Et noh, mis sa ikka seal telefonis passid? Mängi pingsi, kui on võimalus. Nagu see on tegelikult minu arust jumala mõnus spordiala, sest sa nagu saad samal ajal mängida ja samal nagu jutustada ka tegelikult, et jah. Ja sa ei pea nagu väga palju pingutama ka, vaata. yeah. Et see ei ole nagu mingi jalka või koss või noh, see on siuke lihtne, vaata. See on nagu see, et see on, need lauad on paigutatud ka tegelikult päris mõnusad koridoride peale, võib-olla nagu vahest need jäävad ette, aga nagu siuke on, et saad mööda minna ja noh, kui sa tead, kes lauas on, vaata, räägid ikka juttu, et noh, davai, et lükka mulle ka. las ma teen ka punkti, vaata. jah, Loodame, et said vastuse. jah, loodame, et küsimusele said vastuse. Võib-olla mainin ära siin, et omavalitsuste siis noh, laiem jutt tuleb järgmine nädal ja teine teema, mis siis Kevin tõi välja, see on väga hea teema, aga me kajastame seda ka mingi muu episood. Ja nüüd võtaks siis ka kooli toidu, nagu meil ikka iga nädal on. Et eelmine nädal, siis või noh, tähendab see nädal, siis oli meil esmaspäeval ahju viiner ja bataadi kartulipüree. Mina olin andnud sellele 7 punkti 10. Ja ma natuke langetaks seda hinnet, paneks selle 6 punkti 10. Ma ei tea, mulle väga ei istunud see millegi pärast. Noh, ma arvasin, et see viiner on kuidagi maitsvam, aga see oli siuke meh, ehk siis 6 10. mina olin siis ennustanud sellele 7 punkti 10 samamoodi. Pean ütlema, et natukene pean langetama seda hinnangut, lõpphindeks on 6,5, sest mulle tundus, et kuidagi riis oli kuidagi maitsestamata ja noh, salet oli ka siuke suht keskpärane, et jah, minu hinnang jääb 6,5. Vot, mina olen märkinud 60, kuid minu see, need viinerid, ma ei tea, mis nende viineritega oli, aga see tõstis 80. Ja ma loodan, et te unustanud ei ole. Ka esmaspäeval me saime peale tunde pannkooke. Vot need pannkoogid teevad suke 90 minu jaoks selle koolipäeva toidu, et kes ei tea, siis rebaste ristimise hea päeva korraldamise eest saime koolis peale tundega pannkooke. Nii on. jah, väga head olid. Äkki on motivatsioon järgmistele või 10. klassile, kes järgmine aasta korraldab rebaste ristimist. Tehke hästi, saate kooli poolt pannkooke. Aga teisipäeval oli meil siis kalkunifilee kaste maheräätse ja porgandiga, täistera pasta ja keedetud kartul ja salatid. Mina olin pannud 6,5 ja mina jään selle juurde. Minu arust oli see täitsa okei. Mulle, noh, see ei olnud nagu mu lemmik, aga ütlen nii, et söödav. Pastat ma ei võtnud, sest et ma ei tea, see täistera pasta kuidagi ei istu mulle üldse. Kartul oli hästi maitsestatud ja 6,5 minu jaoks. Teisipäeval mina pakkusin 70, aga noh, kartul minu arust oli väga hea, riis oli samuti hea, aga kaste maitses vägagi veidrad, et nagu see tundus mulle siuke, et kui sulle maitseb see, siis see on su lemmiktoit, aga noh, kui see sul lemmiktoit ei ole, siis sulle see eriti ei istu, et siukest vahepealset sellel ei ole. Aga salat oli ka siuke enam-vähem keskpärane, kama oli ainus asi, mis minu arust tõstis väga seda ja minu hinnang langes 60. Sulle ikka meeldib see kava? Ei saa märkimata jätta. Okei, mina panin 50 ja no minul on raske näha, kuidas see kaste kellelegi väga oleks korda läinud, ehk siis ma praegusel hetkel jätan ka 50. Ja, nii, kolmapäeval oli meil köögivilja lõhe vormiroog juustuga ja bechamelli kaste ja siis salatid. Mina olin andnud 4,5, ütleme nii, et panin mööda, tõstaks seda natukene, minu arust isegi oli täitsa söödav, ma võib-olla sain natukene parema tüki, sest et mul ei olnud neid mingi suuri porganditükke seal peal, ma ei tea, mis need olid, aga mina paneks sellele kohe 60. Minule samuti tekitas üllatust see vormiroog,
ma ennustasin sellele 5,5 punkti 10-st, aga lõpphinnanguks on 6,5, kuna kõik oli üllatavalt hea. vormirooks oli lõhega, üldiselt kalapäevad ei istu eriti, aga kuidagi üllatas mind. Seega 6,5 10-st. Vot teie hinnangud üllatavad mind. Nagu mina olen maininud, siis vormirood mulle eriti ei meeldi, kalad mulle eriti ei meeldi, ma panin 40-st, minu jaoks on siin 40-st natuke liialdamine selle toidu juures. Ehk siis minu jaoks jääb see 3,5 10-st. Rekord. Rekordid purustatud. Murrame rekordid. Neljapäeval oli meil mahepasta rooksingiga ja siis aurutatud köögiviljad kõrvale ja jogurtikaste sinna peale. Mina panin 80-st, ütleme nii, ma panin väga mööda. Mulle absoluutselt, see oli nii pettumus valmistav minu jaoks, ma ei tea miks, aga mulle väga ei meeldinud see. Ja mina langetan oma hinnet kohe 6 peale. Seal oli mingi imelik siuke, ma ei tea, mingi imelik maitse oli, mis mul üldse ei istunud. Mina panin siis enda arust täppi, vähemalt ennustusega. Et kõik oli hea. Ma ennustuse tegingi selle põhjal, et üldiselt kui ma mõtlen pasta ja singitükid, siis ma mõtlen mingi hea koorene carbonara. Aga kuna see on siiski koolitoit, siis ma liiga palju sellele punkte üles ei pannud selle eest. Ja siis ennustasingi täppi 70-st. Selle toidu juures nagu see pasta justkui väga meeldis mulle singiga, aga see kaste nagu üldse ei läinud kokku toiduga minu jaoks. Siis minu 60-st kukub 50-le. Ja reedel oli Yazoo maheveise lihaga ja see oli riis ja kartul vist, jah. Ma olin pannud 6,5, pean tõdema, see kaste ei olnud hea. See kaste seal oli väga mingi siuke papi maitse või ma ei oska seletada. See riis oli hea, see kartul oli midagi ka, minul oli paar kartulit toorest ja soolased olid. Ja ma tõesti pean tõstma selle või langetama seda hinnet kohe, ma arvan, 3,5 peale. See minule üldse ei istunud see toit reedel. Ma ei tea, mina ennustasin 70-st, oli suht lähedal. Mul salat või mitte salat, kaste isegi istus. Väga hullu ei olnud, ma tegin oma taldriku tühjaks, ainult salatist jäid tomatid alles. Aga hinne langes siis 6,5 peale. Mul oli kõht väga tühi ja see Yazoo kaste oli, nagu me eelmine nädal ka arutasime, ei saanud aru tegelikult, mis seal peitub. Mulle meeldis. 70-st jääb 70-ks. Aga nüüd siis ennustama. Jah. Ennustamises me oleme head nagu näha. See nädal kinnitab seda. Jaa, kindlasti. Kus suures ma panin 2 tükki täppi. Mina panin väga mööda. Aga ei ole hullu, küll ma äkki nüüd see nädal jopab. Nii. Ja nüüd ennustamise juurde esmaspäeval on meil siis maheveise hakklihakaste ubadega keedetud mahe täisteraspaketid ja kartul ja salatid. Hakklihakaste mulle väga meeldib. Ubadega ma ei ole nii kindel, aga ma arvan, et too päev on hea. Ma arvan, et 7,5. Jah, ta võib täitsa okei isegi tulla. Need oad natukene hirmutavad ja ma ei ole kindel, kuidas seda hakklihakastet valmistatakse. Aga lootust on selles suhtes. Et ma pakun 7,5 10-st. Vot need oad nüüd hirmutavad mind natuke ja ma pigem kardan, kui kahetsen siin ja panen talle 60-st. Need oad vist hirmutavad meid kõiki natukene. Teisipäeval on meil pilaf sealihaga ja aurutatud köögiviljad ja kodujuustu jogurtikaste kõrvale. Mulle väga iseenesest pilaf meeldib. Kui see sealiha seal ei maitse nagu papp, siis see võib olla väga hea ja ma panen julgelt 80-st, kuna mulle tõesti pilaf meeldib. Jah, ma pean nõustuma, et ajalooliselt koolipilaf maitseb kuidagi eriti hästi minu arust. Et ma ei tea, kuidagi mulle hästi istub see, et see pilaf on nagu kuidagi kuivem. Ja siis, kui sa paned mingi hapukord peale sinna, et siis ta kuidagi
ma ei tea, mulle väga istub, ma pakun 80. mul on häid uudiseid sulle, Jakob, kõrval on kodujuustu jogurtikaste, see on see valge kasta siis üldiselt, mis ta on, ma loodan, et see on see, aga see kindlasti toob ka minu hindamiseks 80. kas see on esimene kord, kui me nõustume kõik või? Kolmapäev on siis Lindströmi Big Boys, keedetud mahekartul, keedetud mahepenne ja hapukorjakaste ja siis on jälle salatid. Mulle ka väga Big Boys meeldib jällegi. Ehk siis lootused on jälle kõrgel ja ma panen julgelt jällegi 80. No ma võin öelda, et üldiselt Big Boys mulle samuti istub väga hästi, aga kui ma vaatan, mis meil on eelmised paar korda, kui on pakutud pikka bossi, siis on väga underperforminud, siis võib öelda, et pole ootustele kohane olnud. Seekord ma üritan siis kuidagi seda arvestada ja ma pean pakkuma 6,5. Vot nüüd on siin see sinu mainitud hapukorjakaste, aga see siiski minu arvamust ei muuda ja jääb 70. Nii, ja neljapäeval on meil kalafilee, köögivilja, pajaroog, keedetud mahekartul ja tatari kuskus ja siis on salat. Ma isegi ei saa aru, kui see on pajaroog, siis miks sinna veel nagu kartulit kõrvale panna, kas see on siis nagu mingi kaste või mis see nagu on siis otseselt, ma ei saa aru. Sest et pajaroog on ju suurem osa ajast, sa söödki ainult seda ja seal on kõik asjad sisse pandud. Tundub, et see on lihtsalt mingi kaste. Ehk siis jah, ja kalakastmed mulle väga ei meeldi, ehk siis ma kardan, et neljapäev on 6,50. Ja ei, ma ei hakka ka väga pikalt ajama midagi, ma pakun 40. Okei. Tegu ei ole vormiroaga, aga mina panen ka siiski madala hinde ja panen 40. Ja reedel on meil siis kartulitangu puder, praetud singi ja sibulaga, hapukorjakaste ja arutatud köögiviljad ja salatid. Ma ei tea, ma ei ole väga tangupudru fänn ka olla. Et ma panen sellele ka 6, ma panen sellele 50. Nüüd ma ei mäleta täpselt, mis ma eelmine kord tangupudrule panin. Aga kui ma eeldama peaksin, siis ma ütleksin, et see on mingi 70. Ja nii jääb ka minu pakkumine. Vot mina arvan sama siin, mis Jakob, ehk siis jääb 70. Okei, sellega on lõppenud meie koolitoidu hindamine. Mainin igaks juks ruttu ära, et me pakume nüüd arvestuste nädala toite. Ma ei tea, kas me kõik käime iga päev söömas, kuid järgmine nädal üritame siiski arutleda toidule. Ja. No nii, kuidas ma kuulajatele jälle selgitan, et järgmine osa on lõppemas, aga ärge muretsega. Me oleme järgmine nädal tagasi, ei hakka valetama, kõige paremal juhul külalisega. Kui kõik asjad lähevad õigesti, siis saate kuulata ühe koolis tuntud tegelase juttu. Ilmselt võib-olla tuleb ka mõni küsimus või tähtis info meie Instagrami, ehk siis vaadake meid kindlasti, followge meid seal, YouTube'is. Ikka subscribe'ige, ei jää ühestki osast ilma ja tegelikult minu poolt on ka kõik. Ja Instagram on siis @puhkekajutud ja YouTube on ka @puhkekajutud ja minu poolt ka kõigile head aega, oli meeldiv. Tšau! Tšau! Tšau!